Seekord siis kolmandat korda toimuv sõiduautotehnikute pädevusvõistlus koostöös Tartu rakendusliku kolledžiga hõlmab seekord 9 ülesannet. Kõige keerulisem ilmselt nendest on tänavu elektroonika ja diagnostika ning loomulikult ei puudu ka seekord hammasrihmavahetus. Vigursõit, järjekordselt ikkagi toonitame seda, et tehnik peaks täpselt parkima, täpselt sõitma ja see on nende tööalal väga oluline. Tänavu lisasime siis ka piduriülesande, kus siis õpilastel tuleb kontrollida üle mariinaauto ülesandes Subaru pidurid, vaatavad, et need kõik oleksid tehase standarditele vastavad ja kui nad leiavad mingi vea, siis selle kohtunikule teada andma. Ei puudu ka meil taaskord Karel Piiraja, kes siis autodiileri ülesandega tekitavad siis üks ostueelse kontrolli järjekordsele kasutatud sõiduautole. Mida rohkem vigu nad leiavad, seda rohkem punkte nad ka saavad. Selja taga on meil Pahko Tuulven, kus siis toimus niisugune tööriistuülesanne, jälle niisugune käeline tegevus ja tehniline kontroll, et homme on meil siis niisuguse sprindi formaadis võidusõit õpilastele ja õpetajatele, et need autod vastaksid ikkagi tehniliste tingimuste, need autod oleksid ohutud ja nende varustus oleks ohutu. Et seekordne üritus toimub meil Kulbilohu rallikrossi rajal, et tegemist on niisuguse autospordi mekaga, et kus ka Rally Estonia kiiruskatse on läbi läinud ja siin on, ütleme, neid kiireid autosid alati olnud ja see meil on väga meeldiv siin seekord olla. Eelmise aasta sügise poole Tõnu Taalimäe helistas, et nad on eelnevad aastad korraldanud seda sõiduautotehnikute pädevusvõistluse sündmust erinevatel rallikrossi ja ringradadel Eestis ja et järjega on nad jõudnud Kulbilohuni ja me võtsime selle hea meelega vastu, et olime oodanud seda kõnet, sest omakeskis oleme juba 10 aastat tagasi arutanud, et tegelikult selline võistlus võiks olla rohujuure tasandil uute mehaanikute kasvatamiseks ülivajalik ja meil oli väga hea meel neid võtta vastu siin Kulbilohu rallikrossi rajal. Teame omast kogemusest, et võidusõidumeeskondadel uut pealekasvu leida ei ole ülemäära lihtne, sellepärast et töö ei ole küll väga palju erinev tavalisest sõiduautomehaaniku tööst, kuid pingetaluvus on see, mis saab määravaks, kas isik sobib 8–5 töötama töökojas või tuleb toime ka võistlushooajal, võistlusplatsidel, võistlusgaraažis, kus pinged, emotsioonid, kõik asjad teevad oma töö. Kui noored alustavad autospordiga nii-öelda võistlusportlastena, siis on ka alati ju ikkagi eesmärk WRC-sse või siis ringrajamehed vormel 1 jõuda, et samamoodi saavad ju siis mehaaniku noored poisid panna endale eesmärgiks jõuda kas siis tõesti WRC-sse või vormel 1, et siin tegelikult lähiminevikust on juba näiteid ka, kus meil on tublisid insenere ja mehaanikuid, kes täna töötavad juba WRC-s, ma ei tea, vormel 1 kohta ma ei oska rääkida, võib-olla seal madalamates sarjades on juba seal ka eestlasi, aga WRC-s tegelikult on täna arvestades, et seal on hetkel ainult 3 tiimi, siis see kontsentratsioon, eestlaste kontsentratsioon on päris suur ja see on, ma arvan, väikse riigi kohta tegelikult ju lahe asi. Et see võiks olla midagi sellist, mis on nagu stiimuliks, et poisid on juba ees? No absoluutselt, et esiteks punkt 1, et seda on võimalik sinna jõuda, aga meil siit väiksest riigist, kui sul nii-öelda kontakte ei ole, aga samas kui sa piisavalt ennast tõestad, siis tekivad need kontaktid ja head mehaanikud korjatakse alati üles, et nendest on alati puudus. Benefit on panustanud tegelikult aastaid juba kutsehariduses nii-öelda kutsetaotlejate õpetamisse, et me oleme siin mitme kutsekooliga teinud nii-öelda pesulakoolituse, täitsa praktilist ja teooriakoolitusi teinud ja kuidagi need kontaktid olid olemas, meid kutsuti 3 aastat tagasi ja lõime kampa ja kui kutsutakse, tuleme jälle.
Hea meel on näha, kuidas noored iga aastaga arenevad ja väga tore on vaadata seda, kuidas ka see võistlus on arenenud iga aastaga, et olles isiklikult kõigil 3 võistlusel nüüd siis osalenud, ma näen, et see areng on meeletu, et sky is the limit, nagu nad ütlevad.